jälle, ma näitan teile trenniriideid, räägin nendest täpsemalt. Ehk kuna ma näen, et huvi on teie poolt suur, siis ma kujutan ette, et paljudel on küsimärk, et mis brändiga see tegemist on ja missugused need riided täpsemalt on, detailid ja sellised asjad, kangas ja kõik niimoodi, et ma kujutan ette, et sooviksite rohkem nende toodete kohta teada, enne kui te ostate. Aga selles mõttes, et pange tähele, et saate iga kell tagastada tooted, et kui te isegi ostate, pole 100% õnnelik, ma loodan, et olete. Aga kui soovite sellegipoolest tagastada, siis see võimalus on olemas 15 päeva peale ostu. Ning hetkel on käimas ka 20 off sale nii-öelda, ehk siis tutvumisnädala pärast siis on see sale käimas, nii et see tegelikult kehtib kuni homseni, ehk siis homse õhtuni. Ehk siis ma tõesti soovitan, nagu kui te olete vähegi huvitatud, siis väga head hinnad on praegu nende toodetel, kui te soovite neid osta. Rääkides teile nendest toodetest eraldi, siis see kangas on selline õhukene ja jätab selle luksusliku mulje, kuna see on hästi siidiline. Ehk kui tüdrukud te teate, et raseerite enda jalgu, siis annab täpselt selle sama tunde. Ehk see on hästi niisugune libe ja hästi mõnus õhukene kangas. Õhuke ei tähenda seda, et see ei suuda sinu nii-öelda kõike nahka ja kõike kokku võtta nii-öelda ja see ei tähenda seda, et see on läbipaistev. Ehk siis ei ole läbipaistev ja kes kardab, et te näete selluliidi, siis just selle kangaga selluliit ei ole näha. Põhimõtteliselt sellepärast juba, et see on nii libe kangas, et see ei lähe sinu nahakuju järgi, vaid see lähebki reaalselt sinu kehakuju järgi, if that makes any sense. Aga põhimõtteliselt sellepärast ei pea muretsema. Ja see on nagu, ma kujutan ette paljudele tüdrukutele ebakindlus ja ma loodan, et see nagu tõstab teie, boostib teie enesekindlust. Mina kannan ise suurust S. Kõik suurused on suurustele vastavad. Ehk siis, kui sa tavaliselt kannad S-suurust, kus siis osta S. Kui sa kannad ML vahel, siis ma soovitan M-i poole minna. Siis, kuna tegemist on siiski veniva kangaga, aga see ei tähenda seda jällegi, et see ei hoia sind koos, sest see hoiab sind koos. Ja näiteks minu talje on 64 sentimeetrit, mis tegelikult mõõdugraafiku järgi peaks juba M suurus olema, aga kuna ma siiski tahan, et see natuke suurem compression oleks, siis sellepärast ma ütlesin S-suuruse. Ehk minul on S-suurus seljas praegu. Ja see ei tähenda seda, et kui sa soovid, sa oled tegelikult XL suurus ja sa soovid paremat compressionit, sa võtad S-suuruse. Don't do it. Et selles mõttes, et pea ikkagi enda mõõtudele vastavalt kinni nii-öelda. Ja rääkides nii-öelda toodetest endast lähemalt, siis kuna see on esimene set, see on kohe olemas, siis see on samuti testitud hästi mitu korda juba enne, kui see üldse turule tuli ja enne seda oli 3 tootenäidist. Ehk siis see on tõesti nagu, ma töötasin hästi tihedalt koos enda tootjaga, et teha kindlaks, et on see sama toode, mida ma tahan turule tuua. Kuid seal on pisike aga. Tootel ei ole midagi viga, toode on super, kõik on ülikvaliteetne, aga lühikestele tüdrukutele, näiteks kui sa oled 155 või 160 isegi, siis teile võib olla see natukene pikk. Minul on see näiteks täitsa paras, ma olen 170, aga lühikestele tüdrukutele see ei jää häirima, nagu ma aru sain, siis ma olen küsinud lühikestele tüdrukutele, kas see jääb häirima teid, siis olen eitav vastuse saanud, aga muidugi kui nad saaksid valida, siis nad valiksid lühema. Aga kuna on olemas ka 2 järgmist toodet, mida te näete minu veebileheküljel, mis on siis oranž set ja punane set, siis nendel püksid tulevad natuke lühemad kui nendel sinistel või roheline on see. Ehk siis I have you covered basically. See tähendab pikkadele tüdrukutelegi, et see hakkab sind häirima, kuna endiselt kui sa võtad siit paar senti maha, siis see tähendab, see on endiselt siiamaani. Ehk väga-väga okei. Ja ma olen pikk tüdruk selles mõttes, et suht väga okei on nagu selles mõttes.
rääkides siis detailidest ja disainist endast, siis siin sees patju ei ole, aga siin on 2 kangast ja see teine kangas on seesama kangas, mis siin on ja pealmine kangas on siis see kangas. Ehk siis see kangas on rohkem compression, mis tähendab seda, et see on nagu compression bra, ehk siis ta tõmbab sul kõik kokku niimoodi. Muidugi see ei ole nagu max high support, aga see on nagu, ma ütlen, et see oleks medium support, ütleme niimoodi. Ja see, et patju pole sees, sellel on lihtne põhjus, kuna ma leidsin, et paljud inimesed võtavad lihtsalt padjad välja toodetelt ja need eriti ei huvita. Ja suvel need hakkavad liigistama ja kõik sellised probleemid. Muidugi ma oleks saanud teha niimoodi, et ma saan patju välja võtta reaalselt. Aga ma leidsin, et ma esimesed tooted on niimoodi välja, et ma ei võta patju välja. Nii, see ääred on mõlemad compressionid. Muidugi, kui sa soovid lühemalt, saad lühemaks keerata. That's not the problem. Ma olen ise teinud trenniga niimoodi, et kui ma vahepeal tunnen, et ma tahan lühemalt, siis ma keeran lihtsalt natuke alla. Et mega tipp-top. Nagu te näete, siis ühelgi tootel ei ole logod peal ja mul on mingi foobia logode vastu. Selles mõttes mind ei häiri need logod, kui need ei ole häirivad. Ja tegelikult oli igal tootel 2 logo peal, ehk siis Fennic-Fit taga kirjas ja ees oli algne logo, ehk siis niisugune kuju. Ja see logo kadus ühel hetkel ära ja kunagi võib-olla tuleb tagasi see, tähendab, suht kindlalt tuleb kuhugi tagasi, aga mitte häirivas kujus niimoodi, et sa oled nagu holy all over the place basically. Et mind isiklikult, no offense to anybody, aga mind isiklikult häirib, kui logod on karjuvad sulle näkku kuskil. Ehk sellepärast esiteks see on juba nagu nii karjuv, mitte karjuv, see on nii kirju nagu muster ja kui oleks sul veel olla kuskil logod igal pool peal, siis on nagu you're too much nagu. Et mida ma üldiselt ka, mida ma tähele pannud on, siis siiamaani on tellitud seda, et tellitakse kas bra ainult, ehk siis mustade pükstega kanda seda braad või siis ainult püksid tellitud, ehk siis sa võid musta rinnahoida panna ülese. Ehk kui sa tunned, et see komplekt on otseselt nagu too much going on, siis sa saad nagu üksikuid tooteid ka tellida, et that's not the problem. Mis mind isiklikult häirib kohutavalt on see, kui mul ei ole telefoni kuhugi panna. Ma armastan kuulda muusikaid, podcast'e ja niimoodi trennis. Ja üldiselt ma panen, just a second, üldiselt ma panen enda telefoni siia vahele. Aga obviously see on nagu nii häiriv ja obviously see vajub mingi hetk kuhugi siia. Niimoodi. Muidugi mul oli käe ümber selline asi, kui ma sisse sain selle telefoni panna, mul oli siin käe peal, aga mingi hetk hakkas see ka nagu mega häirima. Et ühesõnaga, tüdrukud, here's your solution. Sa paned siia sisse ja see ei häiri sind absoluutselt. Ja mul on iPhone 8 ehk siis üpris suur telefon ja muidugi ma olen proovinud neid suuremaid ka, neid televiisori suuruseid telefone. Need võib-olla häirivad rohkem kui tavalised, aga see telefon ei häiri absoluutselt. Muidugi sa ei saa mingid selja peal, võib-olla tegelikult sa saad teoreetiliselt selja peal mingeid harjutusi teha, aga kindluse mõttes ma ei soovitaks seda. Aga selles mõttes, kui sa kõnnid ringi või niimoodi, lihtsalt võtad, paned tagasi ja sinna mahuvad võtmed, kaardid, whatever you want basically. Et see on nagu mega nagu detail, mis mulle ei väga oluline, ütleme nüüd. Ma peaks hingama vahepeal. Siis rääkides selja peal. Jah, selline on selg. See ei häiri absoluutselt trenni tehes kuidagi, kuna need paelad on nii õhukesed ja see kuju nagu selles mõttes, et teeb ikkagi nagu katab see selja ära ja see lihtsalt ei häiri. That's what I wanna say. Et don't worry about that. Siis toodete kohta on üpris suht kõik öeldud juba. See ei ole topelkangas, siin on topelkangas ja siin on topelkangas ja kõik need osad. Et alumised püksid, need ainult ei ole topelkangas, aga see ei muuda midagi. Väga oluline detail minu jaoks vähemalt oli, kuna ma armastan reisida,
siis kuna see on nii õhukene kangas, see tähendab seda, et see on väga kerge kangas samuti. Ja reisides see võtab nii vähe ruumi ja see on nii kerge, et ma ei tea isegi, kas te näete, aga nagu kui sa lappad niimoodi kokku, see ei võta sul absoluutselt ruumi. Et sa paned lihtsalt kohvri põhja ja see on ideaalne. Et eriti nagu kui sa oled mingi soojadele maale või kuhugi niimoodi, et see kangas ei ole see, mis ei lase sul hingata ja on paks ja või mingi niimoodi. Et selles mõttes see kollektsioon, ma ütleks pigem, et sa ei lähe niimoodi talvel külmaga, mingi meie 30-kraadise külmaga, sa ei lähe välja nende pükstega ausalt öeldes. Et seda võib-olla on hea teada. Aga kevad, suvi, sügis, see on tipp-top, et ma olen juba testinud need kõik aastaajad läbi nii-öelda. Et aga jah, talvel nagu need on veits külmad ja sellepärast ma ütlengi, et kui te reisile kaasa võtate, siis need on ideaalsed, kuna need ei ole nii-öelda, et sa ei saa hingata. Et need kangad kuivavad väga ruttu esiteks ja on hästi hingavad. Et jah. Siis rääkides nendest teistest toodetest, siis need on ette tellimisel, need tulevad alles maikuus välja, aga selles mõttes sul on võimalus olla esimene need, kes nüüd tooted saab. Ja samuti on sul sooduskoodi olemas ja need, kes tellivad praegu, siis saate samuti 2-nädalase treeningkava endaga kaasa. Ja ma panen sellele väga palju rõhku, et see oleks nii-öelda value adding väärtust andev sulle. Ja see ma tahan, et inimesed saaksid sellest kõigest sellest kogusbrändist midagi välja, ei ole see, et ma ostan lihtsalt riideid kokku, et ma tahan midagi väärtust anda ja toetada inimesi, kes nagu usuvad sellesse brändi nii, nagu ma usun. Et jah, et need on 2 siis tulevad varsti välja. Ehk siis te võite osta juba praegult ja te olete esimesed siis, kes need saavad ja siis muidugi teil on lisaboonused, te saate sooduskoodiga, te saate treeningkava juurde, ehk siis nagu suht ideaalne võimalus teile nii-öelda. Ja lõpetuseks ma räägin, et kes mõtleb, et kuidas ma saadan, siis tooted ei ole hetkel kuskil müügis nagu nii-öelda poes, e-poes või poes tähendab. See võib-olla muutub üpris ruttu, ma annan sellest märku teile ja ma panen rõhku sellele, et kvaliteedile hästi palju ma panen rõhku nii-öelda. Ja samamoodi pakendus. Siin on pakendus, siin sees on jah, niisugune ja siin on muidugi personaalne kiri juures teile minu enda poolt. Aga jah, selline armas pakendus ja ma loodan, et teile meeldib see pakendus. Praegu hetke see, ma ei tahtnud sellele panna väga nii palju rõhku, et ma tean, kuidas inimesed nagu pakendustega käituvad, tähendab, ma ei taha plastikut eriti ja samuti ma ei taha panna, et niimoodi mulle toodetakse reaalselt minu mingi mustrite ja asjadega, mis oli mul võimalik muidugi, aga ma ei pannud selle rõhku, kuna ma tean, kuidas see on, et see toodetakse, ma saadan, kõik on väga ilus, saate ilusa paki kätte, aga in the end te panete selle kuskil ahjus kasutada ära ja nagu mul tuleb see environment thing siis, et ma ei soovi lihtsalt teha asju, et lihtsalt teha. Et selles mõttes, et see on juba minu jaoks väga ilus pakendus ja minu arust väga, ma loodan, et teile ka meeldib sama palju kui mulle, nii ühesõnaga. Jah, ja mis ma veel, vist ei olegi midagi enam rääkida ja kui teil on küsimusi, palun küsige ja ma olen nagu automaatselt kohe olemas. Ja ükskõik mis teemade kohta tahate küsida, mis õmblusega need niidid on, do it nagu. Et jaa, ma loodan, et teile andis see video mingeid vastuseid. Aga ja ma loodan, et te toetate seda brändi ja usute sellest sama palju kui mina. Ja jah, ma nüüd lähen sööma. Tšauki!